Alustuseks, kui oluline on see, et Türgi räägib avalikult mitte ainult suhete taastamisest Iisraeliga, vaid ka võimalusest kaasata Iisrael laiemasse piirkondliku julgeoleku ja koostöö raamistikku? Kas teie arvates on see lihtsalt mõeldud Iisraeli riigi torkimiseks või on see tõsine? Jah, tere õhtust. Ma arvan, et see on viimane variant. Ma arvan, et välisminister Fidan teeb praegu natuke nalja. Vaata tead, ma ei tea, kus saaksid sa seda lahti harutada, aga Iisraelil ei ole puudust liitlastest ja partneritest, kes teda väga toetavad. Ja Türgi ettepanek, et nad võiksid leida laiema koalitsiooni, on lihtsalt naeruväärne. Teisest küljest, tead, tingimuste seadmine selle kohta, milliste tingimustel Iisrael või Türgi taastaksid suhted või sisulised suhted Iisraeliga nende tingimustel on samuti naeruväärne. Sest tead, see ei maini üldse fakti, et Türgi on, nagu sa ütlesid, Hamasi peamine ja materiaalne toetaja. Aga samuti üha enam ka muud tegevused nagu Hezbollah ja rääkimata teistest džihadistlikest äärmusorganisatsioonidest, kes otseselt püüavad õõnestada Iisraeli ja teisi piirkondlikke stabiilsusprobleeme. Õige. Tead, Hakan Fidani tingimused keskenduvad Gazale ja Palestiina riigi tunnustamisele nende 1967 aasta piiride alusel. Need on tingimused, mida Ankara tõenäoliselt teab, et praegune Iisraeli valitsus ei kavatse täita. Miks siis seda praegu teha? Sest ta tahab tähelepanu kõrvale juhtida. Ta tahab jätta mulje, et Türgi on huvitatud suhete normaliseerimisest ja taastamisest Iisraeliga, kuigi tegelikult ei ole. See on lihtsalt omamoodi tähelepanu kõrvale juhtimine. Aga tead, üks asi, mida Iisraeli valitsus võiks teha, on lihtsalt öelda, et jutt piiride ja riikide tunnustamisest on naeruväärne. Kui sa ei tunnusta Küprose vabariiki, ei tunnusta teiste Euroopa liitlaste, näiteks Kreeka, suveräänseid mereõigusi selles piirkonnas ja oled väga agressiivsel ja jõulisel positsioonil, nii et see on lihtsalt katse tähelepanu kõrvale juhtida ja sisuliselt, nagu sa ütlesid, torkida Iisraeli ilma mõjuva põhjuseta lihtsalt selleks, et teemat muuta. Tead, kui vaadata retoorikast kaugemale, siis ma arvan, et paljud iisraellased mõtlevad, kas Türgi ja Iisraeli suhetes on lähitulevikus üldse mingit realistlikku võimalust paranemiseks või kas me lihtsalt näeme olukorda, kus need riigid on lihtsalt liiga kaugel üksteisest? Tead, Türgi ja Iisrael olid kunagi, võib öelda mitmes mõttes sõbrad, eks iisraellased reisisid väga sageli Türki, mis asub kohe lähedal. See on nüüd ilmselgelt minevikku jäänud. Õige, ma mõtlen, et on veel liiga vara öelda ja nagu sa vihjad, arvan ma, et on palju vett merre voolanud, mis on suhted tõsiselt ära rikkunud. Ja ma umpleksin, et kuni me ei näe Türgis valitsuse vahetust, kus meil pole islamistlikult motiveeritud ja agressiivset valitsust Erdogani näol, olgu selge, et ta pole tegelikult üritanud Türgi-Iisraeli sidemeid lõhkuda alles alates 7. oktoobrist. Aga see on olnud tema poolt süstemaatiline pingutus, põhimõtteliselt alates 2008. aastast. Ta pööras Türgi-Iisraeli suhted tõesti pea peale, ilma nähtava põhjuseta. Peale selle, et ta soovib näha Iisraeli nõrgenemist. Ja see põhineb tema ideoloogilistel juurtel. Ja kui on olemas tee suhete normaliseerimiseks, siis ma ütleksin ikkagi, et see peab juhtuma pärast Erdogani ajastut. Õige. Teate, viimane asi, mida ma tahtsin teilt küsida, on see, kas te tõesti arvate, praegusel hetkel peaks lääs olema Türgi kui liitlase suhtes ettevaatlikum, arvestades seda, kuidas näiteks Ameerika Ühendriikide üht tugevaimat liitlast Iisraeli koheldakse? Ma mõtlen jah, mina olen sisuliselt juba pikka aega püüdnud seda häirekella lüüa. Ma mõtlen, teate, see probleemid Iisraeli ja Türgi vahel on sisulised, sest Türgi on tegelikult pahatahtlik tegutseja Lähis-Idas, mis rahastab ja annab olulist toetust radikaalsetele äärmuslastele ja islamistlikele organisatsioonidele üle kogu piirkonna. Aga te näete ka seda, kuidas Türgi mängib Ukraina ja Venemaa sõjas mõlemale poolele. Ja te näete sisuliselt, kuidas Türgi püüab tõesti õõnestada oma suhteid nii Euroopa Liidu kui ka Ameerika Ühendriikidega, nõudes pidevalt kaitsetehnoloogiat ja kaitsevarustust. Sest sisuliselt soovib Türgi katkestada oma sisulise liitlassuhtega nendega, kuna ta tahab minna oma teed, mida ta nimetab strateegiliseks autonoomiaks. Oleme häirekella löönud, kuid tead, inimeste tähelepanu on väga raske köita, lihtsalt seetõttu, et Türgit peetakse läänes oluliseks julgeolekupartneriks.